Millal siis algas kõigi nende kaupagruppide siia toomine ja sisustamine? Algas umbes 3 nädalat tagasi, kui olid esimesed kaubad majas ja esimesed kaubad said lahti võetud ja isegi uuritud, et mis meie sortimendis olema hakkab. No rahvas võib-olla hirmutab see, kui öeldakse Alko 1000 market, et see seostub ennekõike napsuga, aga siin Tartus tuleb välja, et avate toidukaupluse. Mida siis tartlane, lõunaeestlane siit võrreldes meie Selverite, Maximate, Prismadega, kui võrrelda, osta saab? Meie kaupluse sortiment täieneb iga päev. Täna on sortimendis toidukaupadest konservid, ketšupid, kastmed, kohvitee, küpsised, igasuguseid asju, tulge ainult vaatama. Esmatarbekaupadest kodukeemia, šampoonid, nuustikud, grillsütt saab veel osta, tulge, vaata. Komme on 13 sorti müügil ja samuti ka hulgaliselt kuivatatud puuvilju. Need ostetakse hulgi sisse ja pakendatakse sellistesse kotikestesse, mis on siis Alko 1000 oma kaubamärk, nii et kui tahate rosinaid, kuivatud ananassitükikesi, ploome või ka maiustusi osta, siis vaadake just seda kaubamärki. Kas on siis võimalik tänasel päeval kaubelda ka niimoodi, et hinnad on tarbijale taskukohased? Ma tean, et väga paljud kiruvad just meie suurte jaekaubakettide kõrgeid hindu. On võimalik täiesti kaubelda ka natukene odavamate hindadega, kui praegu kaubandus pakub. Nagu te näete, meie müügisaalis ei ole eriti palju riiulipinda. Teeme seda asja võimalikult odavalt, et maksta oma töötajatele palka, normaalset palka ja pakkuda klientidele odavat kaupa. Meie ajame seda juttu siin, kus on kassaterminaalid, kui on juba kaup kärusse asetatud. Te ütlesite ka, et siin siis teenindus on täitsa uutmoodi. No kui uutmoodi? No täiesti nii uutmoodi, et teenindaja on otseses kontaktis kliendiga, ta seisab püsti, klient sõidab tema juurde käruga, klient ise midagi tegema ei pea, võib käed taskusse panna, teenindaja triipkoodi alusel tõmbab kassasse kõik kaubad ja klient võib juba selle sama käruga välja sõita. Midagi kilekotitama ei pea, kõik on väga lihtne. Kas kassaapparatuur on ka juba kõik ära testitud? Esimesel päeval tõrkeid karta ei ole? On küll. Kassaapparatuur sõidab majja sisse homme ja siis hakkame teda testima ja vaatame, kuidas läheb. No praegu ma vaatan, et teil on siin poolfabrikaadid, fabrikaadid, konservid, kuivained, aga kas on siit põhjust otsida ka näiteks piima, mune, liha, vorsti, hakkliha? Kanamunad, leivad, saiad on esimesel päeval müügis kindlasti. Hakkliha me kahjuks praegu veel ei paku, aga me töötame iga päev sortimendi nimel, et see saaks olema võimalikult lai. Kui tahate teada, milline näeb välja sõdurisupp, siis selline ta siin pakendis on. Köögiviljasupp sealihaga, ostate selle paki, panete mikrolaineahju, ajate soojaks ja head isu. Keda te näete siis ostjaskonnana? Kas Tartut, kes on tudengeid, kes on Tartusse domineerivad, või seeniore, või siis ka lihtsalt tavakodanik võib siia tulla, kui tal tahtmist on? Me ei ole tahtnud kunagi oma klientuuri kuidagi lahtritesse paigutada. Meie klientuur on ükskõik kes, olgu ta pensionär, olgu ta tudeng, olgu ta lapsevankriga jalutav ema või siis hoopiski mõni riigikogulane näiteks. Kõik võivad tulla. No ka riigikogulased mõtlevad tegelikult soodsate ostude peale ja loodetavasti Tartust valitud siia ka tee üles leiavad. Aga millest ikkagi on tingitud nüüd see ažiotaaž, et te tulete Tartusse, tõmbate hindadel põhja alt ära? Kas siis need jaeketid kardavad teid? Loodetavasti nad ei karda meid. Me lihtsalt proovime teha uut asja, natuke teistmoodi. Kas te usute ka seda, et meie hindades on väga palju õhku? Ma ei taha kritiseerida teisi kaubanduskette. Igaüks teeb oma asja nii, nagu ta oskab ja nii, nagu ta õigeks peab. Meie proovime ka õigeid asju teha. Võime öelda, et te olete siis väikest viisi ka Lidli eelkäija või Lidli maaletooja siia Tartusse? Põhimõtteliselt küll. On teil plaanis veel mujal Eestisse ka taolisi kaupluseid rajada, et Tartu on nagu esimene pääsuka, kuhu kiikate veel?
No vaatame, kuidas Tartul läheb. Plaane on kauplusi juurde teha, aga alles siis, kui nüüd Tartu käima läheb. Ja olete ka kriitikaks valmis? Absoluutselt. Klient on meie kõige suurem kriitik, nii et vaatame, mis nad arvavad, mida nad ootavad ja kuidas nad meid vastu võtavad.